ma loen kõigepealt Hebra kirja 1. peatükist 4. ja 5. salmi. siin on jutt Jeesusest ja ma algan nagu poole pealt selle mõttega ning saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime, sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Ja veel, mina olen temale isaks ja tema saab minule pojaks. Aamen. Vaata, siin on üks väga eriline asi tegelikult öeldud, mida Hebra kirja autor on kirjutanud. Hebra kiri on nagu sellise mõttega kindlasti kirjutatud selle koha pealt, et juudid mõistaksid uut lepingut ja mõistaksid Jeesuse positsiooni ja olukorda, mille jaoks see on nagu sündinud. Et ta on see Messias ja et kõik need asjad on täide läinud, mida on ette kuulutatud ja räägitud ja ütleme, et ja seal on väga palju, nendest ohvritest ja asjadest juttu hilisemalt, aga meile, kes me oleme paganad, ütleme, et meil on selline teine lugu, et pigem on niimoodi, et meie ka Hebra kirja kaudu nagu mõistame seda ohvrite tähendust üldse. Juutidel oli vaja mõista seda, et ohvrite vahetust, et milleks see asi tuli ja miks mingi asi lõppes ja miks uus sündis. Aga nüüd kõigepealt selline tähelepanu isa ja poja koha pealt. Vaata, siin on nimetatud, et on üks kõige tähtsam nimi, mis on antud ning on saanud ülemaks inglitest, kuivõrd on pärinud neist ülevama nime. Inglitest ülevama nime. Nüüd küsin nagu niisuguse küsimuse, et milline nimi on see kõige suurem ja tähtsam nimi, mis on Jumala pojale antud? Ütleme, et kui Jeesus sünnib Joosepile, Mattiuse evangeeliumi alguses tehakse see asi selgeks, et sünnib poeg Maarjast ja paneb talle nimeks Jeesus. Meil on laulud, et üks kõige kallim nimi ja üle kõigi nimede on Jeesus. Ütleb, et on selle koha peal. Aga nüüd Hebra kiri siin selle koha peal nagu väitleb vastu ja tõstab üles ühte nime ja ta tõstab ühte sellist nime, ja see nimi on poeg. Ja sest, et vaata, kui loeme tähelepanelikult veel, sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Mina olen temale isaks ja tema saab minule pojaks. Ja sellepärast, kallid, täna see sõnum, mida ma olen saanud, on selline. Ma kõige rohkem räägin täna nagu sellest poja mõistest ja tegelikult me räägime meist ka. Sest et kui nüüd me sõna mõistame sedasi, siis eesmärk on see, et me oleksime ka selles poja seisuses. Ja sellepärast on see nii, et kui me täna Jeesusest räägime, siis ära kordagi ennast nagu lahti lase, vaid näe kõigest tegelikult, et oled samamoodi kaasas. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja vaata, siin on öeldud, et anti talle selline kõige ülevam nimi. Ütleme, et meil on üks vend on Ülevi, vist täna need ei olegi siin näha. Ma mõtlesin, et vaata, kus vanemad panid ühe nime ikka, kus sa ka välja mõtlesid, et üldse see panna, kus see idee nendele tuli. Aga kiitus Jumalale, ma olen nagu mõnigi kord nagu selle peale mõelnud, et vaata see nimepanek, et see ei ole ju niisama tühine asi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et on meil üks selline ustav vend, kes on käimas koguduses ja on meiega, isa, kiitus ja tänu sulle. Ja ole õnnistamas neid vanemaid ka, et see õnnistus selles peres võiks väga levida kõikidel veel. Aga olgu nõnda, nüüd see on see diaphoros, on see kreeka keeles, mis on siin nimetatud, et see on see kõige erinevam, kõige aulisem, kõige parim nimi, mis on pandud. Ja see on öeldud sedasi nagu päritud nimi. Vaata see, kuidas selle nime pärimisega on, et ütleme, et vaata isa nime järgi nimetatakse ka inimesi just, et kelle poeg ta on. Ja nüüd on niimoodi, et seal on lihtsalt öeldud poeg ja seda ütleb isa taevast ja see on nagu selle isa ja poja vaheline selline suhe. Võtame korraks nagu isa ka ette. Milline on Jumala kõige parem nimi? Elsadai ja et ta annab meile kõike või rahvad ja kuidas kellelegi mis asi meeldib. Et tahad arsti juures käia ja siis sul on nagu need nimed tähtsad. Aga tegelikult on niimoodi, et Jeesus rõhutab ühte nime ja see on isa. Kui te palute, siis isa taevas. Ja sellepärast, kallid, need kaks nime tegelikult on nii tähtsad ja meile samamoodi. Meil on nii tähtis, et meil on isa taevas.
ja meil on nii tähtis, et me oleme saanud samamoodi Jeesuse läbi tegelikult selle poja seisuse. Ja see on Jumala poolt tegelikult pandud nimi. Ja nii, et sellepärast ja nüüd ma loen natukene siin esimesi salme Hebra kirja algusest ka. Jumal on muiste palju kordi ja mitmel viisil siis rääkinud esivanematele prohvetite kaudu. No rääkis prohvetite kaudu. Aga nüüd päevade lõpul on meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud, kes olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väesõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgemais taevas. Nii võimsalt tegelikult hakkab see pihta, kui kõrge positsioon, kui suurtes ülesannetes on meie issand Jeesus Kristus, keda just isa nimetab oma pojaks. Vaata, see on selline, et Uues Testamendis ei ole palju, see on nagu paar korda on just eriliselt on nagu seda öeldud. Ütleme, et Jeesuse ristimine ja siis, kui ta on muutmise mäel, et see on mu armas poeg, eks, kellest mul hea meel. Ja teine kord on seal muutmise mäel on öeldud sedasi, et see on mu armas poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake. Ja sellepärast, kallid, vaata, ega vist, minul on ka, eks, need 4 poega, ütleme, et ega ma ei tea, kui palju ma elus olen nii otseselt väljendanud sedasi, et mu armas poeg. Hiljuti leidsin ühe oma isa kirja, mis ta oli kunagi oma elu lõpupäevadel kirjutanud ja siis oli kirjutanud sinna, et mu armas poeg. Oli kirjutanud peale, meeldiv on lugeda nagu seda ja nagu selliselt nagu märgata ja tähele panna, et see on nagu väljendatud. Meil on õppida tegelikult taevasest isast, kes me oleme vanemad, et seda armastust tuleb väljendada. Ma usun sedasi, et see ei olnud mitte ainukesed korrad, sest need olid, nagu võiks ütelda, need avalikud korrad, hääl taevast kostab, sest see oli nagu öeldud nagu teistele ka töötunnistuseks, on siis ristimise juures või oli see seal muutmise mäel, et nad mõistaksid, et kes on Jeesuse, millises positsioonis on. Aga ma usun sedasi, et nendel isiklikel hetkedel, kui Jeesus on siin selles maailmas, siis ta sai korduvalt ja korduvalt tegelikult seda isa käest seda kinnitust kuulda. Ja sellepärast, kallid, täna me oleme siin Jumala kojas. Ja kui me räägime Jeesusest kui pojast, räägime isast ja räägime pojast ja meie, kallid, oleme samamoodi tegelikult selles samas olukorras, selles samas positsioonis, kuhu Jumal tegelikult tahab meid saada, tahab meid panna. Ma ütlen, et me oleme nagu rohkem harjunud sedasi ütlema, et me oleme Jumala lapsed. Võtame täna Rooma kirjast ka nagu läbi selle nagu 8. peatükist eriti, kus on nagu räägitud sellest, seal on vaheldumisi. On räägitud kui lastest, kui imikutest, kui pisikestest ja on räägitud poegadest ja just sellest pojaseisusest ka. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et täna me kõik võiksime tegelikult kuulda sedasi, et me saame isa käest kuulda sedasi, et ta ütleb, et kuule, et sa oled mu armas. Sa oled mu armas, et sa oled täna siin. Vaata, see on niimoodi, et me oleme täna eelkõige, ütleme, et oleme siin ka, et tuletame meelde Jeesuse surma ja kannatust. Me armastame Jumala poega ja isa armastab väga neid, kes tema pojast lugu peavad, sest see on nii koos. Mina ja isa oleme üks. Johannese evangeelium, kõige lõpuks täna, enne kui kodust välja hakkasin tulema veel, vaatasin Johannese evangeeliumi sellist nagu sõnumit. Ja see on väga tegelikult seotud nagu sellise isa ja poja suhtega. Võiks ütelda kõige pikemalt, mis on üldse Uues Testamendis, nagu kus on seda nagu seda räägitud, ta tuleb, ta on isast ainusündinu, hakkab evangeelium pihta. Ta oli isa rinnanajal, siis on niimoodi, et kui ta siin maa peal on sedasi, ta läheb templisse, ütleb, see on mu isa koda ja siis on niimoodi, et ja isa armastab mind, ta on andnud kõik poja kätte, need on kõik ilusad ütlemised ja nii, et kiitus Jumalale, ta ütleb, et aga ma tahan teid viia isa juurde, ma olen see tee taevasse ainukene, kus kaudu saab isa juurde ja sellepärast see isa ja poja suhe nii tugevalt tegelikult tuleb seal Johannese evangeeliumis välja. Sinna täna palju ei jõua, aga vaatame seda, mida issand on siin nagu meile andmas, mida me siin loeme. See maine nimi, see on ka samamoodi väga tähtis, et mida on antud Jeesusele, et see nimi Jeesus on siin selles maailmas, see päästja nimi, mis on antud. See on nagu meile, kuidas ütelda, inimestele vajalik. Et me teaksime, et Jeesus on päästja. Mattiuse evangeeliumi alguse teen ka korraks lahti, sest et seal on üks huvitav seos on veel, mille juurde me jõuame, on see Mattiuse 20 esimesest peatükist ja 21. Aga siin on räägitud Joosepist, kui ta mõtles, vaata talle ilmus unenäos issanda ingel, kes ütles, Joosep, Taaveti poeg,
ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. ja ta toob ilmale poja ja sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. vaata, kui ilus on siin, ütleme, et kuidas ingel kõnetab siis Jeesuse isa Joosepit, seda maist isa, eks, ta ütleb, et Taaveti poeg. Samamoodi ta, ütleme, paneb selle isa nime paneb tegelikult sinna juurde. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et eks see on võimas, kui tegelikult me saame elada oma isade õnnistusest. See on suur õnnistus tegelikult, mina olen küll seda kogenud, sellepärast, et mul oli tubli isa ja ma sain palju tegelikult selles hingata oma elu jooksul ja sellepärast on see lihtsalt niimoodi, et osad lihtsalt armastavadki mind sellepärast, et mul niisugune isa oli, ega nad minust võib-olla nii ei olekski, aga et see isa oli armas ja sellepärast on siis, tekib see seos. Minu isa oli õnnistuseks minu poegadele. See oli selline, et ka vanaisa õnnistus võis olla, nii et me vahest kodus näärsime. Ei hakka kõiki asju välja rääkima, et kuidas tegelikult see õnnistus tegelikult lihtsalt hingab. Ja sellepärast kiitus Jumalale isadest, kiitus Jumalale, kellel on isad, kellel on head isad, kellel on need maiselt olemas ja sellepärast, et Jumal on selle sisse pannud tegelikult väga, väga suure õnnistuse. Ja nii ta on. Nüüd, kui nimedest veel rääkida, siis järgmine koht, mida võtan, on Philippi kirjast, võtan siit 2. peatüki 9. ja 10. salmi. Need on Pauluse öeldud sõnad ja siis ka siin on nime koha pealt on just selline väga otsene ütlemine. Philippi 2, 9 ja 10. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud temale selle nime, mis on üle iga nime Jeesuse nimes, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv, nii taevas kui maa peal ja maa all, et iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on issand Jumala isa kirkuseks. Ja vaata, see on nagu see meile antud see suurim nimi, kui me Jeesuse peale mõtleme, meile ta on päästja. Ja ütleme, et selle Jeesuse nime juures otseselt täna palju ei peatu, aga isa jaoks on ta eelkõige on poeg. Isa jaoks on ta poeg, kui ta pöördub tema poole, siis ta ei ütle talle mitte, et Jeesus, vaid ta ütleb talle poeg. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et olgu sul ka kõrv tegelikult kuulda selle koha pealt, et kuidas tegelikult Jumal sinu poole pöördub. Ja see on väga, ja ma mõtlen, et vaata, nüüd on niimoodi, et siin oleme mehed ja naised, oleme siin eks koos. Siis ka see ärgu olgu segamas, et kui Jumal kõnetab sind kui poeg. Sellepärast, et vaata, me oleme kui me saame pruudiseisusesse, kes me issandat ootame, meil on eesõigus ka meestena saada pruudiseisusesse. Sellepärast vaata, see asi läheb nagu kokku lihtsalt siin. Kõik võivad olla pruudid, kui me oleme issandat ootamas. No kõik ei ole tegelikult pruudid. Teate, osad on seal pidulised lihtsalt, kui see taevane pulm tuleb. Kui me seal Mattiuse 22. peatükist loeme. Et siis isand läks vaatama neid pulmavõõraid või pidulisi läks vaatama kellegil poolt pulmariiet seljas. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, kõik ei ole pojad. Kõik ei ole pruudid ja taevas on, ütleme, see seisuste vahe tegelikult on täiesti sellises mõttes on olemas. Vaata, pruut on see, kes tunneb ja teab peigmest. Kui paljud tegelikult on niimoodi, et kes ka maa peal on sellised oma usuelus sedasi, et kuule, ta ei tea sedasi, et kas ta saab taeva või ei saa taeva, kas teda päästetakse või ei päästeta, siis ta on nagu üks tukk tulest päästetud, võiks ütelda. Ja lihtsalt armust päästetud ja võib juhtuda nagu see moment. Aga kallid, kui me armastame oma issandat, siis on see selline lugu, et me teame tegelikult, et me tahame oma issandaga olla koos, nii kui ilmutuse raamat lõpeb, et see pruut ütleb, et tule issand, ta ootab peigmest, et tule. Ja vaata, meil on vähe neid, ütleme, neid inimesi kogudus, aga ma mäletan, üks meie konkreetne õde oli selline, kes nimelt laskis, kui oli, ütleme, et kui ma suren, siis ma Kristus pean olema valges kleidis, sest ma olen Kristuse pruut. Ma ei lähe mustalt. Ma olen pruut ju, et kuidas tagurpidi teha, siin inimese praegusel hetkel on värvid läinud rõõmsamaks, vanast oli must, mis must, niuke must surm, kõik oli, kui ainult ümberringi oli, aga tegelikult on see niimoodi, et kui sa saad sellest aru, sest et siis on see igatsus ja asi hoopis teistsugune ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me nagu mõistaksime seda. Ja nüüd on niimoodi, et lähen sinna Hebra kirja, ütleme, juurde veel nagu tagasi. Ja loeme seda esimest peatükki, sest et terve see esimene peatükk on selline nagu Jumala poja koha pealt kirjutatud lugu ja seal on palju selliseid võimsaid asju, nii palju suudame täna korraks mõttes peatume nende asjade juures. Need esimesed 5 salmi oleme kuidagi vaadanud.
ja nüüd hakkan 6. salmist. aga kui ta toob oma esmasündinu maa peale, nii et ta on nüüd see ainusündinu ja ta on see esmasündinu, kui räägitakse Jeesust. ka kõik Jumala inglid kummardagu teda. Ta teeb, inglite kohta ta ütleb küll, ta teeb oma inglit tuulteks ja oma teenijad tuleleegiks, aga pojale ta ütleb, sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti ja sinu õiglus on su kuninga kepp. sa oled armastanud õigust ja vihanud ülekohut, seepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi. ja siis on edasi öeldud jaa, ja see on kogu aeg on nagu see pojale ütlemise lugu, eks, nüüd on siin. ja sina, issand, oled alguses rajanud maa ja taevad on su kätetöö, need hävivad, aga sina jääd seisma. kõik nad kuluvad nagu kuub ja sa keerad nad kokku just nagu rõiva, nagu kuue ja nad muudetakse. aga sina oled seesama, ikka seesama ja sinu aastad ei lõppe. ja sellepärast, kallid, vaata, siin on nüüd Hebra kiri tegelikult tsiteerib kogu aeg Vana Testamenti. me täna ei lasku sinna, et kus koha pealt nüüd otseselt võetud on. aga me näeme sedasi, et kui ta kirjutab sedasi, ta näeb sedasi kõike seda, mis on poja kohta räägitud. et ta on see looja, et ta on see trooni asi on temaga seotud. kõik need asjad tuuakse tegelikult esile. ja siis on öeldud sedasi, et 13 salm veel, või missugusele inglile ta on kunagi öelnud, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks. eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, no see on inglite kohta veel, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste. no nii, kallid, kõik need asjad, troon, mida me lugesime meie päralt, koos temaga tegelikult oleme tõstetud taevasesse olukorda. vaenlased jalge alla. ja sellepärast see on kõik koos Jeesusega, me ei tohi niimoodi mõelda sedasi, et me oleme kuidagi lahus Jeesusest. kui sa oled uus loodud, siis me oleme Kristuses. ja sellepärast see kõik tegelikult nagu kuulub nagu meile. ja sellepärast on nii, et tahaks lihtsalt, et me nagu oleksime rõõmsad selles. et me nagu ei oleks hädas, vaata, on erinevad inimesed. no helistas mulle selle nädala sees ka üks inimene, no ja Taavi, sa aita teda, kui ta on kukkunud, saagu ta põlv kiiresti terveks. ainult tead, mis suur rõõm on sedasi, kui helistab, mitte mingisugust hädaldamist ei ole. rõõmsalt räägib, tead, läks nii, tead, ja nüüd on nii, et praegusel hetkel on nii ja tead, ja Jumal aitab ja siis mõtled sedasi, et huvitav. no teine võiks olla hädas ja rääkida sedasi, milline häda ja õnnetus, kuhu ta on sattunud. sa oled oma hädas, aga sa oled rõõmus, sest sa oled ju tegelikult issandas. olge rõõmsad issandas. ja sellepärast on see nii, et kallid, meie peame tegelikult nagu samastama ennast issandaga. kui me oleme issandas, no mis siis saab olla? kui Rooma 8. lõppu loeme, seda me täna seda eriti lugema ei hakka. seal on niimoodi, et mitte miski ei saa lahutada meid Jumala armastusest. ja sellepärast on see niimoodi, et aga kui me tühised asjad, mis elus juhtuvad, saavad lahutada, no siis on midagi viltu, siis me ei ole päris nagu issandas. ja sellepärast nii, vaata, nüüd loetlen veel nagu Hebra esimese peatükki asju. Jumal räägib viimsel ajal poja kaudu, ta räägib ka sinu kaudu. me oleme temas, sama lugu, ta räägib sinu kaudu ka, teed suu lahti ja ta räägib sinu kaudu. mul on kohati olnud elus neid hetki selline, ma mäletan, kui ma tööl olin, ma vahest vaatasin, kui ma sõna ütlesin, see läks täide. Jumal, peab suu kinni panema, sest et alati ei ütelnud võib-olla kõige paremaid asju, aga juhtus nagu pauk, tead, et sellepärast, et vaata meelevald antud su sõnale ja sa räägid ja sa ütled ja sellepärast on kallid, me peame sellega arvestama, et Jumal tegelikult räägib. me oleme need pojad siin selles maailmas, poeg ütles ja need asjad sünnivad ja sellepärast on see nii, et neil viimsel päevil ta räägib ja sellepärast on niimoodi, et ka meie räägime ja sellepärast jälgi seda, mida sa räägid. ja siis on niimoodi, et on räägitud sedasi, et ta on kõigi asjade pärija. meie oleme pärijad ja kiitus Jumalale. siis on seal 3. salmis on juba ja 8. salmis on räägitud troonist. ka meie päralt on tegelikult see troon. ja sellepärast ja kallid, ja see nimi tegelikult on niimoodi, et seesama nimi on tegelikult ka meile antud, see poja nimi. ja ka vaenlased tegelikult alistatakse meile kõik. sellepärast on nii, nagu Philippi kirja sealt 2. peatükist, lähen korraks veel sinna, me lugesime sealt 9. ja 10. salmi, aga sealt 5. salmist võiks ka veel lugeda. ja seal on öeldud nii, et meie peame mõtlema sedasama enese kohta, noh, kuidas täpselt on, kohe teeme lahti Philippi 2.5. mõtelge iseenesest sedasama,
mida Kristuses Jeesuses. ja sellepärast on see nii, et see ei ole mingisugune bluff, et ma püüan rääkida, et samast ennast niivõrd Jeesusega praegusel hetkel. julgelt võid, sellepärast et Jumala päästeplaan on just tema kaudu. mõtelge iseenesest seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Teis olgu samad tunded, mis oli Jeesusel, on venekeelses tõlkes on öeldud. ja sellepärast on kallid, meil on lubatud tegelikult nii samastuda. kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orjakuju, saades inimeste sarnaseks ja leiti välimuselt inimesena. ta alandas ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani, ja siis on räägitud seda tõusu jälle. Kui sa Hebra kirjas tähele panid, siis oli seal öeldud üks asi, seda teda tehti pisut ajaks, tehti alamaks inglitest. ma mõtlesin selle peale, et aga millal see nagu oli? Kui Jeesus sünnib siia sellesse maailma, no ütleme, ta saab inimeseks, ta võttis orjanäo, sai inimeseks, aga ma siiski nagu näen, et see tõeline alandumise hetk tuli alles ristil. sest et vaata, isegi ristil olles ta ütles, ma võiks rohkem kui 12 leegioni ingleid praegusel hetkel ütelda. kas alam ütleb ülemale? Ta lihtsalt ei kasutanud seda positsiooni. kui ta ütleb, ma võiks seda ütelda ja need tuleksid, need 12 leegioni praegusel hetkel, ja mis siis seal Jeruusalemmas järgi jääks, kui need inglite leegionid sellel hetkel tuleksid? Mitte midagi. Aga ma ei tee seda ja sellepärast, kallid, see tõeline alandumishetk oli seal, ta andis ennast tegelikult kinnivõtjate kätte. Vaata, seal oli see alles see moment, kui ta on Getsemani aias, ta palvetab, isa, isegi Getsemanis Markuse evangeeliumi kaudu ta ütleb sedasi, ta ütleb, Aba. 3 korda on üldse Uues Testamendis on öeldud seda Aba seal Galatia kirjas ja ütleme, ja Rooma kirja 8. peatükis ja Markuse evangeeliumis, kui Jeesus on Getsemanis palvetamas, ta ütleb Aba. Ja sellepärast, kallid, aga ta ei kasuta tegelikult seda positsiooni ja seda võimalust ja sellepärast on see nii, et ta olles tegelikult küll nagu kõigest üle, tormid jäävad vaikseks, kõik, mis ta tegelikult ütleb, keegi teda kinni võtta ei saa. No ütleme, et lihtsalt on niimoodi, et see ei ole tavaline. Sellepärast, et ta oli üle tegelikult kõikidest nendest olukordadest. Aga seda, mida ta tegi tegelikult meid päästes, seda ta tegi lihtsalt teadlikult ja see oli ajutiselt selleks hetkeks, kui ta seal on ristil ja lihtsalt annab ja alandab ennast. Sest meid oli tegelikult oli vaja päästa. Meie eest oli vaja see hind maksta, sest ilma verd valamata täna issanda lauas räägime sellest, et ilma selle ohvrita, no lihtsalt meil ei ole võimalik. Aga nüüd on nii, jätame korraks selle Hebra kirja 1. peatüki ja lähme Rooma 8. peatükki. Rooma 8. peatükk nüüd on selline, et võtame siit 14. salmist, hakkan natukese lugema ja vaatama. Mina olen endal juba aegade jooksul mitmeid kordi nagu püüdnud märkida neid sõnu, kuidas nad kreeka keeles on, kui Paulus kirjutab ja kuidas nad eestikeelses tõlkes on, nagu läbi segi kuidagi alati ei ole nagu järjepidevalt see asi. Aga nüüd on nii, et Rooma 8.14 on öeldud sedasi, et sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Aga tegelikult on seal öeldud, et on Jumala pojad. Väga otseselt siin täiesti pojad, ütleme. Ja ei hakka neid kreeka keeles neid nimetama, neid asju. Ja nüüd on nii, et kõik, keda Jumala vaim juhib, on tegelikult Jumala pojad. Sest ei ole saanud orjuse vaimu, et te peaksite jälle kartma, vaid olete saanud lapseõiguse vaimu, kelles me hüüame Aba isa. No vaata, see on see Aba isa, ega lõpuni me sellest nagu aru ei saa, me siin nagu tõlgime seda vahest, niimoodi, et eesti keelt, et see on nagu issi ja selline, ei oska seda ütelda, et kas ta see päris on, sest et see on nagu see tunderõhuline, see on aramea keeles tegelikult, ütleme, see sõna, kui Jeesus rääkis aramea keelt ja sellepärast on niimoodi, et siin on nagu teatud puhkudel on väljendatud seda, Uus Testament on kirjutatud kreeka keeles, siin on need keelte erinevused, sest võiks ütelda, see Jumal andis, võiks ütelda tõlkekeeles meile tegelikult Jeesuse sõnad. Sest et muidu Jeesus rääkis aramea keelt. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ütleme, et teatud puhkudel on jäetud nagu see aramea keel, on jäetud nagu ka meile Jumala sõnas. Aga olgu sellega. Ja nüüd on nii, et aga mis selles 15. salmis on öeldud? Et mida Jumal on andnud meile, siin me lugesime, et praegu, et lapseõiguse vaimu, kelles me hüüame Aba isa, lapseõiguse vaimu. Tegelikult on seal räägitud sellest pojandamisest. Eesti keeles ei olegi nagu head sõna. Ütleme, et inglise keeles tõlgitakse täpselt, et adopteerimine.
et noh, et meid adopteeritakse, no võetakse lapseks. no täitsa lapsendatakse, mitte mingisugune kasulaps ei ole, vaid et saad seisusesse. Et noh, et mitte mingisugust vahet ei ole, kõik noh, ütleme nimed, värgid, kõik pannakse paika, nii et teate, see on inimestel olnud väga tähtis, kui vahest on niimoodi, et kui sa ei ole seal peres nagu see võib-olla seal päris isa oma ja kui see korda tehakse, oi kui hästi see tegelikult mõjub, kui see selle poja seisuse, oleme Jumala vaimu poolt juhitud, ei ole saanud orjuse vaimu, et me peaksime jälle kartma, vaid oleme saanud selle lapseõiguse vaimu või selle pojandamise vaimu ja sellepärast issand on tegelikult meid just ja isa on niimoodi meid vastu võtmas. Ja siis on niimoodi, et ja seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja teate, mis siin juhtus nüüd? Ja siin räägitakse, et oleme need imikud, oleme need pisikesed. Sa vaata, milline hingamine tegelikult selle koha peal meile antakse. Muidu on niisugune poeg, sa pead olema igavene tubli. Aga järgmine salm öeldakse sedasi, et kuule, hinga ka. Sa oled see armas lapsekene. Sa võid tunda tegelikult ennast lapsena. Sa ei pea olema selline, imekangelane, tead, eks, nagu selle koha pealt. Seal oli niimoodi, et alguses oled nagu ori ja kardad ja selline, ja siis, saad selle pojaseisuse, oi kui hea, aga siis öeldakse pojale ka, et võta rahulikult, tegelikult sa oled mu armas laps. Et ma näen sedasi, kuidas Jumala vaim, kui Paulus kirjutab Jumala vaimu juhtimisel seda sõnumit tegelikult roomlastele, ta lihtsalt kirjutab, et millised see tegelikult isaga suhe meil on. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me oleme pojad, me oleme saanud selle seisuse, aga meie isa võtab siiski armastusega meid ja sellepärast, ja me võime olla täiesti selliselt lapselikult tegelikult Jumala ees. Vahest mõni ütleb sedasi, kuule Toivo, sa nii lapsikult usud seda Jumala sõna. Tead, see on mulle nagu mingisugune privileeg või niisugune, et ma leian sedasi, kuule väga, väga hästi öeldi. Sellepärast, et vaata, kui ma suudan niimoodi, et ma võtan lihtsalt nii, nagu kirjas on. Mul isa ütles nii, ja mis ma seal siis kahtlen, tead, eks, et ma võtan selle lihtsalt vastu ja olen nagu rõõmus selle üle. Ja sellepärast, kallid, Jeesus võtab lapse, saage lasteks, muidu taevariiki ei saa. Te peate saama selliseks pisikeseks, te peate olema siirad, te ei pea siin võistlema üksteisega, et kes on tublim ja tähtsam ja kes on esimene ja sellepärast see on nagu selline, et täna nägime, et kui ütleme, et on lapsed jooksevad aina võidu, tead, eks, et see on selline, et kes ette saab, ikka kogu aeg on selline, kallid hingake, me ei pea siin võidu jooksma, me oleme kõik tegelikult isale kallid lapsed ja sellepärast on nii, et kiitus Jumalale, et täna võime seda pojalugu näha, mis on väga, väga oluline ja tähtis, sest seda vaja on mõista, kelles me oleme. Aga teises kohas, kus me võime tunda seda, siis me võime võimsalt tegelikult hingata. Ütleme, et kui selles salmis on nüüd juba see Aaba isa ka, siis loemegi Markuse 14:36 ka, sest et Markuse evangeelium on tegelikult Peetruse evangeelium, sest et Markus kirjutab tegelikult Peetruse jutustuse järgi evangeeliumit ja muidugi Jumala vaimu juhtimisel selle juures alati tuleb ütelda seda, aga ütleme, et inimlik faktor oli alati ka, kes rääkis ja kust kuuldi asju. Aga 14:36, kui Jeesus on palvetamas seal Getsemani aias ja ta ütles, Aaba isa, sinul on kõik võimalik, vii see karikas minust mööda, kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad. Nii et Markuse evangeeliumis on öeldud sedasi, me teame sedasi, et vaata, seal need 3 jüngrit võeti natukese lähemale ja kui Jeesus läks palvetama ja kõik seal olid omad momendid ja asjad, kuidas seal kõik käis, eks, ja ta võttis enesega Peetruse, Jakobuse ja Johannese, eks, 33 salm. Ja sellepärast Peetrus võis kõrvad kuulda, kuule, hüüab seal Aabat appi praegusel hetkel. Ja räägib sedasi nagu just sellises mõttes Lukad ja Mattiused ja teised seda niimoodi ei kirjuta. Aga Peetrus seda siin kirjutab. Rooma kirjast juba lugesime, aga vaata Galaatia kirjast on nüüd 4. peatükist ka väga, väga huvitav tegelikult lugeda. Sest seal on ka veel kord nagu sellest Aaba isist räägitud ja see on siis Galaatia 4. peatükk ja loeme need esimesed 7 salmi, need on kõik väga sobivad selle tänase mõtte juurde. Ma tahan öelda, nii kaua kui pärija on väetilaps, ei erine ta millestki siis nagu orjast, ehkki ta on kõige isand. Vaid ta on eestkostjate ja majapidajate meelevalla all kuni isa määratud tähtajani. Nii, nõnda on ka meiega. Kui me olime väetid lapsed, siis olime orjuses maailma algainete meelevalla all. Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest ja sündis seaduse alla, lahti ostma seaduse aluseid, et me saaksime poja seisuse.
et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma vaimu, oma poja vaimu, kes hüüab Aaba, isa. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et siin Paulus rõhutab sedasi, et vaata see Aaba tuleb nagu eriti tuleb selle Jeesuse kaudu, selle vaimu kaudu tegelikult, mis see on. Et sellisel moel see tuleb meie südametesse üldse. Nõnda sa ei ole enam ori, vaid oled poeg, aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu. Nii et need samad mõtted, võiks ütelda, mis seal Rooma 8. praegusel hetkel ka loeme, Galaatia kirjas on Paulus ka kirjutanud. Lähen tagasi nüüd Rooma 8. peatükki, sest jäime sinna 15. salmi juurde ja teeme lugemist edasi. Ja nüüd 8.16. Ja siis on järgmine mõte siin selline, 8.16, saan kätte ise ka või? Sain küll. Nüüd on nii, see sama vaim siis tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja nüüd rõhutan jälle sedasi, et ma olen siin ära ütelnud sedasi, et siin on see tunnistus selle koha pealt, et oleme saanud Jumala lasteks. Ja sellepärast on see nii, et võtta, see on see meie päästmise tunnistus. Et eks see ongi selline lugu, et kui me päästetud saame, siis see esimene tunnistus on tõesti, et sa oled Jumala laps. Sa oled Jumala laps ja sellepärast see ei ole ka, absoluutselt ei ole vale, aga vaata, me peame nagu selleks täiskasvanuks saama. Et vaata, kui me kogu aeg ainult jääme nagu seda, nagu titetama kogu aeg nagu selliselt, me kõrvad peavad tegelikult seda kuulma. Et kui me saame täis ikka, siis me oleme ikkagi pojad ka. Ja sellepärast on see nii, et ütleme, üldiselt on see niimoodi, et mõnes keeles on see rohkem, on niimoodi, et pannakse nagu see päris nimi ära ja siis on need hellitusnimed, millega hüütakse ja nagu sellised, mis on nagu lapse jaoks ja ütleme, et käivad need asjad. Aga me näeme sedasi, et siin Jumal räägib meile oma sõna kaudu samamoodi ka me saamegi tegelikult, saame selle lapse seisuse ja hakkame siis sealt kasvama, nii et 16. oleme need pisikesed jälle. 17. oleme veel need pisikesed, aga kui me oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Ja sellepärast on see nii, et saa seda aru, et vaata, meil ei ole pandud niisugust tohutut koormat nagu selleks, et et me peame selle kuidagi ära teenima. Ei ole pandud seda meie peale, vaid kui me oleme lapsed, siis me oleme pärijad ka. Nii nagu see noorem vend, kes raiskas kõik ära, tuleb koju ja pärib nagu kõik jälle. Ja see vanem, kes püüdis väga kõik ära teenida, ma olen hoolega teinud kõige orjadega koos tööd ja ma ei saa mitte midagi tõdeks. Ja sellepärast, kallid, me oleme tegelikult lapsed. Ja sellepärast on see nii, et Jumal ei vaata selle peale, et kuidas me oleme nagu, ütleme, nüüd pingutanud, kuidas me oleme sellel nädalal pingutanud. Kallid, täna ma tahaksin, et me igaüks kuuleksime sedasi, et sa oled mu armas poeg. Tegelikult, kuidas seda me vajame, kuidas see meil on õnnistuseks, see oli Jeesusele ka väga vajalik, isegi tuleme, kui ristimise juures on, see on nii tähtis, et tegelikult, et see ei olnud mitte ainult väljapoole öeldud asi, vaid et see oli nii tähtis, et see oli ka Jeesusele sellel hetkel öeldud, et kui ta kuuleb. Ja sellepärast, kallid, kes me oleme Jumala omad, oleme päästetud, oleme ristitud, sa oled see mu armas, issand suhtub just sinusse, just sellisel moel. No nii, ja nüüd on nii, et enam-vähem oleme siin selle kohaga nagu ära jõudnud, eks, ja nüüd ma pean vaatama, kus mul on üks lehenumber on sassi läinud, ja ma tahan ikkagi veel võtta 8. salmi ja 19. salmi ka veel. No nii, kannatused ja millest me ka läbi läheme, Kristus kannatas ja kui me koos temaga kannatame, siis me koos temaga oleme selle au sees ka, see 17 salm ütles. Aga nüüd 18 ja 19 salm. Nüüd Paulus ütlebki, et minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kerkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist. Ja vaata, mida nüüd on niimoodi. Jumala laste ilmsiks saamist, siin on jälle öeldud tegelikult, et ootatakse poegi. See loodu, mis on ümber ringi, ei oota mingisugused vaimulikke tittesid, vaid ta ootab poegasid, kes paneb tormivait, kelle sõna maksab tegelikult, et kui ta ütleb. Ja sellepärast, kallid, meid on kutsutud tegelikult Kristuse kogudusena, et me oleksime mõjuga siin selles maailmas. Ja sellepärast on see nii, et vaata, kui läheme isa ette, võime olla lapsed,
aga oleme maailma keskel, siis me peame olema tegelikult nagu selles seisuses. ja sellepärast on see nii huvitav on nagu lugeda, kui seda ilmutust hakkad nagu saama, et miks see on nagu kuidagi nagu läbisegi selliselt. ja sellepärast on niimoodi, lood on heidetud ju kaduvuse alla, mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt, kuid ometi ootusega. ja loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse ja vabadusse. ja teate, ja vaata, kui see vabastus on toimunud, siis on jälle räägitud nendest, 21. salmis on räägitud nendest imikutest. Et siis oleme jälle nagu sellises hingamises. Vaata, see on nagu selline, et vaata, olenevalt sellest olukorrast, mis on, et kus sa võid tegelikult nagu laps magada ja hingata. Aga kui on selline võitlus, et ja ütleme, see loodu on tegelikult nagu ootamas, ta ootab Jumala laste sellist ilmsiks saamist või neid ilmutusi. Vaata, see maailm tegelikult vajab neid ilmutusi, mis tulevad koguduse kaudu, mis tulevad Jumala poegade kaudu, mida praegusel hetkel on vaja, et meil oleksid niisugused selgelt ülevalt tulevad mõtted ja teed. Sellepärast, et vaata, me elame siin selles maailmas niisugune mingi kaootiline proovimine, et kuidas selle eluga läheb, et katsetame seda nii ja katsetame demokraatiat ja katsetame teistmoodi ja ütleme, nii kui see inimkond siin on tegutsemas. Aga tegelikult on niimoodi, et on vaja sedasi, et tuleks Jumala käest need kõrgemad teed, kõrgemad mõtted ja vaata, kui nende järgi tegelikult elada, siis võid elada tegelikult õnnistatult, siis võid elada kurja kartmata. Ja Jumal on seda täitsa nagu pakkumas. Ja kiitus Jumalale, et vaata, kõige sellise sees antakse meile nagu seda hingamist ka. Nii et kiitus Jumalale. Ja nüüd on niimoodi, et 8:23 ka veel loeme. Et mitte üksnes loodu, vaid needki, kellele on vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapse õigust oma ihu lunastust. Ja teate, siin on jälle räägitud sellest adopteerimisest, siin on jälle nendest poegadest juttu. Ja vaata, see on selline, et tuleb nagu see, ütleme, et kui meid muudetakse, siis tegelikult ootavad ees väga võimsad asjad. Sest et ütleme, kui ilmutuse raamatust lugeda, et seal kõik, ütleme, et need pühad valitsevad tegelikult ja sellepärast on see niimoodi, et siis, kui meie siit astume, ütleme, nendesse igavastesse aegadesse, me peame olema poja sarnased. Vaata, siis on jälle niimoodi, et vaata, siis ei läheme titedena, vaid siis me läheme jälle. Sest et vaata, kui sa oled pruut, no ega siis mingit alaealist ei abielluta, tead, eks ei tehta niisugust naljapulma, eks. Tead, sa pead ikka olema täis naine, nagu sobid juba, oled küps nagu selle jaoks ja sobid sinna, või kui sa oled nagu poeg, nagu sellises taeva mõttes, siis on jälle, sa pead jõudma nagu selle koha peale. No ütleme, et Johannese kirjas, selle mõtte juures praegu tuleb nagu see, et vaata, seal on, et oleme need väetid ja teismelised ja oleme noored mehed ja oleme isad. Et sellises vaimulikus mõttes. Ma täna seda isa mõtet siia sisse ei sega, see natukese segaks. Aga ma ütlen, et see 1. Johannese kirja, see isa mõte, see tähendab seda, et sa oled juba nüüd see poja seisuses, et sa oled nagu selles maksimumis, milleni sa oled tegelikult ja peadki nagu jõudma. Ja oodates oma ihulunastust, oodates siis seda poja seisust, oodates seda adopteerimist ja seda lõplikult, kus selle ihuga saab ka mööda. No kuule, kuidas on, kas me selles ihus suudame kõik ülesanded ära täita või? Tühjagi ei suuda. Meil antakse uus. Ja sellepärast on, me selles ihus oleme piiratud. Kord me oleme väsinud ja kord meil on tunded kuskile maha löödud ja olgugi, et täna lugesime sedasi, et olgu meil samasugused tunded nagu issandal Jeesusel. Kui sul on depressioonitunded, ma ütlen sulle sedasi, issandal ei ole täna depressioonitundeid. Ta on valitseb, tal on kõik korras. Aga meie vahest mõtleme, kui paljud kristlased on mingisuguses depressioonides, ei suuda neid mitte kuidagi pidi sealt välja tirida. Ikka ronib siin oma vanasse tundesse tagasi, räägi, kui palju räägid, et valed tunded sul praegusel hetkel, sa nendes elama ei pea. Ikka usud sedasi. Sellepärast, et miski pärast midagi on nagu viltu nagu selle koha pealt. Aga täna me räägime sedasi, et kallid, kas sa hingad? Nagu väikene laps. Või oled nagu see juba see tugev poeg? Ja nagu need kaks on nagu need olulised asjad, mida me tegelikult nagu omama peame. Nii et kiitus Jumalale. Nii et ma ei tea, kas siin veel on salmi. 29 ka, ja see väga sobib veel siia ka. Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette määranud saama tema poja näosarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seast. Sellepärast vaata, see plaan on tegelikult on selline, et me oleme tema poja näosarnased. Vaata, üks isa ja peres on see üsna loomulik, et sedasi, kui on üks isa, et siis on ikkagi lapsed on suhteliselt, ikka võib leida sedasi, et kuule, et isa lapsed. Nii ta on. No nii,
nii et nüüd oleme Rooma kirjaga, Hebra kirjaga enam-vähem ära ja nüüd lähen veel Uude Testamenti natuke veel aega ja hakkan täitsa Mattiuse evangeeliumi esimestest salmidest pihta nagu ja juhin tähelepanu just nagu sellele pojaloole. Sest et mul oli põnev, ma usun, et sa ka ei ole veel väga väsinud, et jaksad veel natuke kuulata. Nüüd on niimoodi, et esimesed salmid kohe, mis on öeldud, Mattiuse 1.1. Jeesuse Kristuse, Abrahami poja, Taaveti poja, sugupuu. Vaata, Jeesusele, ütleme selles Mattiuse evangeeliumis pannakse 2 isa nime. Pannakse usuisa Abraham ja pannakse Taavet. Et Abrahami poeg ja Taaveti poeg. Ja kindlasti see oli, ütleme, igati väga tähtis. Ütleme, et juutide jaoks Abraham väga tähtis ja juutide jaoks Taavet väga tähtis. Parim kuningriigi aeg ja parim usuisa. Ja Jeesuse kohta öeldakse sedasi, et tema on nagu nende mõlemi poeg. Nii et kiitus Jumalale. Nii et ja vaata, kuidas on tegelikult ka Taavetit tõstetud. Et vaata, et Taavet on, vaata, kui Jeesus on maa peal, siis on mitu korda, eks. Seal on niimoodi, et pimedad hüüavad, Taaveti poeg alasta, eks. Kanane naine tuleb, ütleb, et Taaveti poeg alasta. Tead, mu tütre peale teda haige seal on, eks. Palmipuude pühal, seal on niimoodi, et hüütakse Hosianna. No see Hosanna, nagu me täna siin laulsime, see tähendab, et Jumal aita. Ja sellepärast on niimoodi, et kui sa täna laulsid kaasa, siis sa küsisid Jumal abi. Ja kõigest sellest, mis on vaja. Mina ka küsisin seda, mida vaja. Ja sellepärast on lihtsalt sellepärast laulan seda Hosanna, sest et aita, see on otseselt on lihtsalt ütles, et Jumal, nüüd on niisugune abi on vaja. No nii, ja siis on niimoodi, et ja kui poisid olid templis, siis nad hüüdsid ka veel seal, kiitsid Taaveti poega. See on ka seal samal päeval, võiks ütelda, kui ta seal templit puhastab ja ütleme, et seal need momendid olid. Nii et see oli ka selline huvitav nagu tiitel, mida ja Jeesus pärast seal ühe koha peal natukese norib. No kuidas on, et Taavet nimetab isandaks ja kuidas siis poeg ja et mis värk seal on, seda mõttekäiku ei lahka, seal jäidki nad ummikusse, nad ei suutnud, kuidas see asi sassi läheb. Aga olgu sellega. Aga Taavetit tõstis see tegelikult väga võimsalt. Nii et kiitus Jumalale. Nii, seda siin esimesest peatükist juba lugesime, et Jeesuse isa Joosep, siis see Maarja mees, tema oli ka Taaveti poeg, nii et see oli selline. Aga Mattiuse 2.15 ja siis on öeldud sedasi, et kus koha pealt see poeg kutsuti. Ja 2.15 on selline huvitav ütlemine ja ta oli seal Herodese surmani. Jeesus pidi ära põgenema lihtsalt, et Herodes hakkas taga ajama ja nad läksid Egiptusesse varjule, et läheks täide, mis issand on rääkinud prohveti suu kaudu, ma olen kutsunud oma poja Egiptusest. Ma olen kutsunud oma poja Egiptusest. Aga kus ta meid kutsus? Ja ka Egiptusest, sest patu Egiptusest, nagu tavaline mõte on nagu selline. Meil osadel on natuke see juba pehmendus on vahel, et juba vanemad või vanavanemad kutsuti sealt patu Egiptusest ära ja siis oleme juba nagu poole tee peal juba kohal, võiks ütelda. Kõik oleme patu teinud. Aga ütleme, et nagu sellises mõttes on meid kutsutud, tegelikult on niimoodi. Jeesuse koha pealt öeldakse ka, et ta on kutsutud Egiptusest ja sellepärast on niimoodi, see Iisraeli rahvas sündis seal. Ja see oli, ütleme, et see oli nagu selline nagu määratud olukord ka. Isegi Herodes ise lihtsalt korraldas seal oma tagaajamisega seda, aga väga tähtis oli see ka, et Jeesus on nagu kõigest nagu läbi läinud, on olnud seal Egiptuses ka, nii et kes Egiptuses käivad, siis tea seda, et Jeesus oli seal lapsena, tema oli seal, kui Iisraelis käid, siis tead, et ta tuli seal vaimuväes, hakkas tegutsema. Et ta on tegelikult kõikjal olnud. No nii, nüüd jõuame selle väga olulise kohani ja see on see Mattiuse 3.17. Ja enne hääl taevast ütles, see on mu armas poeg, kellest on mul hea meel. See oli peale Jeesuse ristimist, kui ta veest välja tuli ja siis kuidas seal Jumala vaim otse kui tuvi langes tema peale ja siis on see hääl taevast seal samas, kes ütleb nii. Aga teate, mille pärast see hääl oli tähtis, oli taevast? See oli sellepärast tähtis, et järgmisest peatükist me loeme sedasi, et Jeesus on kiusatustes ja millega teda kiusatakse? Aga sa oled Jumala poeg. Aga kuule natuke aega tagasi öelda, et olen. Võtta, see on nii tähtis ja sellepärast kallid. Kas sa oled Jumala poeg? Sellepärast kallid, kuidas ütelda, kahtlusega peab lõpu saama. Sellega peab lõpu saama. Meil on isa taevas. Kas oled siis poeg või ei ole? Või kes sa siis oled? Või tahad sa see mingisugune niisugune
kutsutud küll ei ole, aga ei tihka tulemata ka jätta seal pulmas olla, tead, eks. Oled lihtsalt nagu selliselt, eks, et ja siis öelda, aga kus sa siia ilma pulmarõivata tulid? Me läheme ikka täie õigusega. Me oleme täie õigusega, me oleme kutsutud. No parem on, kui sa sinna pruudina lähed, kes sa väga igatsed tegelikult. Need, kes väga igatsevad Jeesust, need on pruudid. Need, kes nii võtad, vahet ei ole, tead, eks. Tead, see pruut ei ole kunagi selline. Kindla peale teab, keda ta tahab, kellele ta jah-sõna ütleb. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et saame sellest aru ka. Ja sellepärast on selle poja seisusega on ka selline asi, et ka see peab kohale jõudma. Ja me näeme sedasi, et Jeesus saab selle kinnituse, ristimisel saab selle kinnituse. Oled mu armas poeg, kellest on hea meel. Ja kurat tulebki järgmisel hetkel tuleb, kas sa oled poeg? Miks sa siin siis niimoodi vireleb? Kas sul on lõus kõik hästi? Kas sa oled Jumala laps? Kas sa ikka elad edukalt, et sul on kõik hästi? Oled sa ikka terve ja on sul ikka kõik asjad on hästi ja et sul mingisugused asju ei ole? Oled sa Jumala poeg? Jeesus ütleb sellele kuradile selle peale vastu, ütleb sedasi tead. Et hea küll, leiba mul praegusel hetkel ei ole, aga kirjutatud on, et ma ei ela ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja Jumala suust oli lähtunud see sõna, sa oled mu armas poeg. Ja sellest ma elan. Ja kõik. Vaata, kui oluline ja lihtne tegelikult on nagu see teadmine. Ja sellepärast on see teadmine, selle kuulmine, tegelikult sa oled nagu sellega saavutanud nagu kõik tegelikult, kui sa oled selle seisuse saanud. Vahet ei ole, mis ümberringi on, mis olukorras ma praegusel hetkel olen, aga tead, mul on isa. Nii nagu kadunud poeg, ühel hetkel taipas, kuule, mis ma siin sigadega olen, tead? Mul ju isa, tal on kõike küll. Tead, ja ma olen siin. Ma pean ruttu minema tagasi ja lähebki ruttu tagasi. Ja sellepärast on kallid see arusaamine, et tegelikult, et sa oled Jumala poeg, on nii tähtis. Ja sellepärast me võtame seda vahest nii kuidagi nii tühiselt ja selline, et tuleb praegu meelde, et inimesed käivad leeris, kunagi Rootsi kohta räägiti, lihtsalt oli selline, et inimesed käivad kirikus leeris ja tuleb välja ja nagu välja tuleb, viskab oma Uue Testamendi sinna prügikasti, sinna ukse kõrvale ära, tead, ei ole ju Jumala poeg siis. Sa nagu kuulnud. Sa tegid mingisugust kommet. Sa lihtsalt tegid, see on su suva tegelikult ja sa lähed oma elu ja asjadega lihtsalt maadlema ja võitlema. Ja ometigi sa võiksid igale kuradi rünnakule vastu ütelda sedasi, et ma elan sellest sõnast, mida ma olen Jumala käest kuulnud. Ja sinu juhtimise tähelepanu, et sul on midagi puudu, tead, see absoluutselt ei lähe korda. Ja järgmine kord Jeesusele, kurat püüab teist korda veel selle sama seisusega tegelikult kiusata. Ja ütleb, et kui sa oled siukene Jumala poeg, et elad siin sellest sõnast. Vaata, kuidas kurat siis kiusab. Siis tee sedasi, et nüüd kukuta ennast siin templi ära alt alla, eks. See on see 4:6, eks, loen täpsemalt, eks. Ta ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta alla, sest on kirjutatud, sinu pärast käsib ta ingleid ja nemad kannavad sind kätele, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Ja vaata, siin on niimoodi, et kurat vihastas natuks ära. Et see esimene katse tal selle Jumala poja seisuse röövimisega tal ei õnnestunud teda kuidagi kõikuma panna, siis ta ütleb, nüüd sa kiitsid, et sa oled Jumala poeg, nüüd näitad, sa oled siin Jumala poeg. Kallid, me ei pea mitte midagi näitama, ei pea mina ega sina mitte midagi tõestama. Me elame sellest usust, mida isa meile ütles. Ma ei pea siin mingeid imesid tegema, et tõestada, et ma midagi olen. Elan sellest lihtsalt, mis isa mulle ütles. Ja sina ka ei pea sedasi. Ja sellest need igasugu väljakutseid, mida see maailm tahab, et näidake siis oma usku, tead ei pea me siin mingisugust trikke tegema. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, me lihtsalt ei kiusa Jumalat ja me oleme lihtsalt tema omad ja meil on sellest küllalt. Aga me usku pannakse proovile, me usku selle koha pealt pannakse proovile, et kas sa seda oled või ei ole. Üks tunnus, mis on Jumala poegadel, seda võib nagu kontrollida, kas meil on. Ja see on Mattiuse 5:9. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks, aga tegelikult on siin kirjutatud poegadeks. Kas tekitame rahu või tekitame ärritamisi? Aga kui oled poeg, siis juba need lapse kapriisid on möödas ja et ütleme, lapse jonnidele vahest antakse alla küll, eks, et ei vitsi seda kisa kuulata, eks. Aga kui sa oled poeg, siis sa oled juba nagu üle, siis oled rahutegija. Ja sellepärast, kallid, jätame selle ka täna meelde, et kui me tahame poja näo sarnaseks saada, siis on nii, et meie ümber peab tegelikult tekkima rahu. Ja et mitte sedasi, et me oma kapriise esitame siin ja seal, kus on. Ja siis on üks järgmine väga, väga suur katsumus, mis on veel poegade koha pealt. Mattiuse 5:45, kus on öeldud sedasi.
44 hakkan lugema ka. aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Sest tema laseb ju päikest paista, tõusta kurjade ja heade üle ja vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate, eks tölneridki tee seda sama. Kui te ainult vendi tervitate, mis erilist te teete, eks paganadki tee seda sama. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu taevane isa on täiuslik. Milline on see täiuslikkuseks, kui nüüd praegu jõudsime selle koha peale? Tunned hästi piiblit ja vähe õppinud kõiki. Ei, armastad vaenlast. Vaata, kus koha peal see täius tuleb? Nii püha, et me palvetame nii palju ja me oleme siukesed ja tead üldse, nägu on ka veel püha ees. Tead, eks, et no kõik on püha, eks. Ei, armastad vaenlast. Aga see ei olegi üldse absoluutselt kerge. No meil on praegu selline aeg, et nagu vaenlast armastada ei tohi. See on nagu kurjategija, kui vaenlast armastad. Ise nad räägivad, kes on vaenlane. Ja mina muudkui pean armastama neid. Sellepärast, et mul Jeesus ütleb, et et kui siin meie riik teeb teatavaks, kes on vaenlane, siis minu asi on ainult armastada. Ja siis ma tean isegi tegelikult, Jumal ütleb mulle neid, kes on päriselt vaenlased. Ma pean neid ka veel armastama. Mul on palju armastamist. Ma armastan ühele poole, armastan teisele poole, muudkui armasta. Sellepärast, et et riigi käsul ühtesid ja Jumala käsul teisi. Ja sellepärast lihtsalt me armastame niimoodi. Ja sellepärast meil on tegelikult palju armastamist ja palvetamist, õnnistamist. Nende eest palvetada, õnnistada. Ja kallid, siin ei ole jutt, kuidas ütelda kuradist, et on meie vaenlane, et me teda armastame. Siin on inimestest on tegelikult jutt, et niisugusesse kraavi ei saa kukkuda, eks saate aru. Aga siin Jeesus ütleb, et kui ta on ristil ju sedasi, et isa, anna nendele andeks. Ja siis Rooma pealik, kes on ristil, kuulutab, see on tõesti Jumala poeg. Vaata see armastamine, mis siis, et peksti mul praegusel hetkel naelad kätest ja jalgadest läbi. Aga isa, anna andeks, nad ei tea, mis nad teevad. Ja ma sellepärast siin ristil praegusel hetkel olemegi. Väga hea on tegelikult olla poeg. Ja see on Mattiuse 7:9, kus on öeldud sedasi ka veel, et kas teie seas on sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, et ta temale annab kivi, või kui ta palub kala, et ta annab talle mao. Ja siis on öeldud, kui te olete kurjad, oskate anda oma häid ande ja oma lastele, kui palju enam siis oskab taevane isa anda. Nüüd üks väga ilus selline asi. Vaat isa käest võib küsida. Küsi leiba ja küsi kala ja kõik võid küsida. Ja ta annab. Ja sellepärast on niimoodi, et vaata, see on nagu väga mõnus tegelikult selline, ütleme, poja positsioon praegusel hetkel ka, mida Jeesus nagu räägib, ütleb, et hingake selles, te saate tegelikult küsida, teil on sees õigus, paluge, teile antakse, otsige, leiate ja koputage, teile avatakse. Ja siis üks hoiatus tuleb nüüd veel poegade koha pealt, Mattiuse 8:29. Ja seal on nagu selline, see on, valesti ütlesin praegusel hetkel, see on juba järgmine, 8:12, tahtsin ütelda, 8:12. Seal on 29 on hoopis teine tähtis asi. Kuningriigi lapsed tõugatakse välja kaugele pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Aga mille pärast ma seda loen? Seal on räägitud kuningriigi poegade väljatõukamisest, sest ma ajasin poja salme taga ja siis jõudsin see 8:12 ka. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kui me oleme nagu nendes asjades nagu mõistmatud, ütleme nii, siin on, Jeesus on kurb tegelikult Iisraeli pärast, nad ei tunne Jeesust ära. Ja siis ta ütlebki sedasi, et igalt poolt tulevad igalt poolt, eks, idast ja läänast ja istuvad lauda Abrahami, Iisaki ja Jakobiga taevariigis. Aga kuningriigi pojad on välja tõugatud ja sellepärast on see, kui tegelikult ei ole osatud tegelikult hoolida uskmatuse pärast. Ja sellepärast on kallid, ma mõtlen sedasi, et see jutt, mida ma räägin, see on ainuke variant võtta sellest usust kinni. Et seda poja asja, mis on Hebra 1. peatükis ja see käib minu kohta ka, võtad endale, et kuule, nii see käibki. Kõik need asjad võtad need lihtsalt endale, sest et issand on niimoodi meile oma sõnas rääkinud. Usu julgelt ja lapselikult. Aga see 8:29, mida juba nimetasin ka, see on ka oluline asi. Seal Jeesus ajab välja kurja vaimu ja vaata need karjusid, õigem terve leegioni ajab seal ju välja, eks. Mis on meil sinu kasja, sa Jumala poeg, kas sa oled tulnud meid enne aegu piinama? Ja sellepärast, kallid, eks meie Jumala poegade asi on see samamoodi ka, et kurjadele vaimudele tuleb lihtsalt anda käsku.
noh, tuleb vabastuses käia, aga meile on antud see samamoodi see meelevald astuda kõige vaenlase väe peale. ja sellepärast tuleb vastu seista, kui tuleb kiusama, siis tegelikult tuleb tegelikult ise ka vastu seista ja sellepärast on niimoodi, et Jeesus lihtsalt seda tegi. ja kurjad vaimud saavad aru sellest, et noh, et kas sa tulid enne aega meid piinama, kallid, issand on kõik juba ristil teinud, uus leping on pandud kehtima, kõik asjad on, jumala vaim on meile antud. me oleme juba praegusel hetkel, kui me usus mõistame, meid on ikkagi väga ülendatud ikkagi sellisesse taevasesse positsiooni. Ja sellepärast nende taevaluste kurjade vaimudega just, võiks ütelda, nendega saab täitsa isiklikult. Seal need suured valitsejad ja värgid, sellesse ei lasku, igat ärplemist meil vaja rääkida ei ole ja ei tohigi teha, aga me näeme sedasi, et need vaimud, kes selles mehes elasid, need Jeesus saatis lihtsalt minema. Siis Mattiuse 9:6, võtame veel ja no varsti hakkan lõpetama. Mattiuse 9:6 on veel nagu üks selline huvitav asi ja sealt, kuidas siis on lugeda, aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patta andeks anda maa peal, siis ta ütles halvatule, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja kuidas on selle pattude andestamise looga? Me oleme vahest nagu oleme segaduses. Ütleme, et meie nagu sedasi, ütleme, et Luteri kirikus öeldakse, tead, mine rahuga, su patud on andeks antud, issanda lauas käisime ära. Tead, et sa saad niisuguse kinnituse kohe, tead, andiski andeks. Eks see vale ei ole. Ütleme, et loeme siia juurde, siis ma tean, kus koha pealt ma selle kirjutasin, mul need sõlmid peavad olema. See on Johannese 20 ja 23. Johannese 20 ja 23. Loeme selle salmi ka. Ja 22, kui ma ütlen, kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale, ütles, võtke vastu püha vaim. Ütleme, et ega püha vaim nagu sellisel moel, ütleme, nagu ta 4 pühapäeval, aga see oli nagu üks niisugune usuhetk, et võtke vastu. Hiljem ta ütles, et oodake seda päeva, kui tuleb. Ja järgmine salm ütleb sedasi, kellele te iganes patud andeks annate, need on andeks antud, kellele te patud kinnitate, need on kinnitatud. Väga mõtlema panev asi. Kui Ananias ja Safira tulevad valetades, siis Peetrus pani kohe paika. Kuule, need on vaja maha matta, valetavad praegusel hetkel siin. Ütled, ei hakatud üldse rääkima sedasi, et kuule, et teeme nüüd meeleparanduse palve ja kas ikka südamest nüüd kahetsed ja ei. Nendega oli niimoodi, et lähete. Kellele? Kuidas? Ja sellepärast on see niimoodi, et ja vaata, ja need reageeringud, need ei saa olla meist enestest. Saad aru? Me oma kaastundest päästaksime iga inimese ära. Aga võtke vastu püha vaim ja kellele kinnitate ja kellele andestate. Et vaata, seda on vaja eristada, et variser tuleb palvele, Tölner tuleb palvele, seda on vaja kuidagi aru saada. Ja sellepärast, kallid, see on ka see, võiks ütelda, see poegade roll, et meie siin selles maailmas, inimese poeg tuli seda tegema. Ja sellepärast on see nii, et ütleme, et meie tervendame kõik ära, meie andestame, teeme kõike, päästame ära palusid, et ühjagi need kõik päästetud said, kes seda palvet palusid, me ütleme see peale. Sellepärast, et me lihtsalt tahame kõigiga olla nagu sellised. Ükski ei saa tulla poja juurde üldse, või isa ei tõmba, see on nii seotud asjad on tegelikult. Aga meil on tegelikult, saa nüüd aru, sellest sõnade vastutusest. Sellepärast on need, ära räägi oma laste kohta mingisugused lollusi kogu aeg. Ära kinnita nendele midagi. Su sõnad maksavad ju midagi. Kellele te kinnitate? Kui me ei näe oma lapsi päästetuna ja ütleme, et joodikud ja halvad ja tead ja kõik on selline, me kinnitame seda kogu aeg. Me ei tohi seda teha ja sellepärast lõpetan täna nagu selle hoiatusega, et Jumal tegelikult paneb tähele meie sõnu, sest me oleme see kuninglik presserkond. Amen. Tõuseme. Oisa, ma tänan sind selle tänase sõna ja selle ilmutuse eest, mida sa oled oma sõnas meile andnud. Tänu sulle, Jumal, et sa ikka seda avad ja sa tänu sulle selle rahva eest, kes on täna olnud valmis tulema su kotta ja seda sõna kuulama ja me täname sind, Jumal, et me tohime lihtsalt uskuda praegu, et sina teed selle sõna läbi meie juures tööd. Las see läheb meie südametesse, las see kinnistub. Kõik see poja seisus,
see selline imikuseisus, võiks ütelda, kus me hingama peame, see, kus me vastutusega peame olema siin selles maailmas, seal, kus me peame oma sõnu jälgima, seal, kus me peame sekkuma, kus me peame tegutsema, kus me peame selle maailma olukordade kohta nagu rääkima. Jumal, aita meid, juhi meid tegelikult oma vaimu läbi. Nii nagu sina, Jeesus, sa ei teinud mitte midagi. Kui nägid isa tegevat, siis tegid, kui kuulsid isa rääkivat, siis rääkisid. Ja ma tänan sind, isa, et ma olen täna võinud kuulda seda, mida sa oled rääkinud ja olen püüdnud seda edasi anda Jeesuse nimel. Aamen.